Tere kõigile, et minu mõte täna oli esineda natuke provokatiivselt selles mõttes, et meie muinsuskaitse diskursus on alati eelkõige väärtustanud varasemaid sajandeid ja ütleme niimoodi, et nõukogude ajal oli nagu hästi selge, et pärand on see, mis lõpeb 1917, südames on meil ka terve rida Eesti-aegseid asju ja natuke on neid ka kaitse alla sokutatud, aga ametlikult me sellega ei tegele ja nõukogude aeg, see on ju lihtsalt võve niigi. Nüüd tasapisi nõukogude aja jooksul need hoiakud ka muutusid, järjest ju avardati ajaloo kirjutamise piire ja Eesti aega hakati üha rohkem ja rohkem hõlmama, kuni me julgeme väita, et 80ndate jooksul enam kindlasti ei olnud Eesti aeg tabu ja tasapisi hakati mõistma ka seda, et nõukogude ajas on midagi väärtuslikku. Nüüd me näeme, kuidas 90ndatel toimus selles mõttes ametlik murrang ja sealt veel edasi, et me ju jõudsime suisa selleni, et see suur 20. sajandi arhitektuuri inventariseerimisprogramm, mida Leele välja juhtis, et kus me ka paljud siinviibijad osalesid, et see käsitles aega aastani 1991 ehk siis nagu selliseks muinsuskaitse uueks hõlmatud alaks sai ka terve nõukogude periood. 20. sajand ei ole sellega tegelikult ju terviklikult veel hõlmatud, et neid piire, alati neid piirdaatumeid võib panna nii või naa, aga minul on nagu see huvi, et nüüd, kui me juba on aasta 2018, et kas selles Eesti Vabariigi algusaastates, 90ndates on ka midagi sellist, mida me võiksime või peaksime hakkama juba vaatama kui pärandit ja mis võiks pakkuda huvi ka muinsuskaitsele. Järgmine, palun. Et see peaks olema ainult üks noolele vajutus. Et me ju teame, et tegelikult see 90 aastate arhitektuur laias laastus jaguneb kahte perioodi, selles mõttes, et pärast rubla ja nõukogude süsteemi kokkukukkumist oli vaesusperiood, kui meil tegelikult suurt midagi ehitada ei suudetud ja siis 90ndate keskel, 95–98 Vene kriisini on üks ehitusperiood, aga Vene kriisist siiski taastuti suhteliselt ruttu ja sajandi vahetuselt juba me näeme, kuidas 99–2000 ja sealt kuni uue kriisini 2009 meeletu ehitusbuum käib. Nüüd tegelikult selle 90 aastate esimese poole kohta ma olen tegelikult pahast ettekannet pidada, sest ma ei suutnud ennast nii palju mobiliseerida, et oma toonased slaidid digitaliseerida, mis tõttu mul ei ole paljude asjade kohta pilte, millest ma võib-olla oleksin tahtnud rääkida. Aga et see 90 aastate esimene pool, mis ju tegelikult oli valdavalt niisuguse euroremondi rõõmu aeg, et kõik lihtsalt tohutu hea meelega viskasid seda nõukogude aegset tumepruuni sektsioon kapiast muud standardi mööblit kabinettidest välja. Kõik olid õnnelikud selle üle, et lõpuks ometi on olemas tualettruumid, mida ju nõukogude aja lõpuni jäi igal pool nappima. Et sõlmed tehakse lihtsalt korda ja rõõm, et ongi igal pool vabalt olemas WC-paber ja tualettpaber ja kõik see oli ju tegelikult 90 aastate üks alguseks olulisemaid rõõmusõnumeid. Selles on üsna palju ju ka vastuolulisust, kui te mõtlete sellele, et tegelikult need väikesed pisipoed, mis 90 aastate alguses alustasid, et meil on ju neid kuskil Pelgulinnas Eesti-aegsete Tallinna tüüpi majade keldrites, kuhu nad on algselt sisse projekteeritud, neid rõõm näha ja kuidagi see, et sul on olemas see oma nurgapealne pood, mida rohkem tuleb neid suuri ostukeskusi, seda enam on sellel oma nurgapealsel poel väärtust,
aga kui me nüüd mõtleme seda, et suures vaimustuses ju need keldripoed ei tekkinud mitte ainult Eesti-aegsete majade keldritesse, vaid neid massiliselt tehti 90 aastate alguses ka Stalini-aegsete majade keldritesse ja kogu Stalini-aegse maja sisemine paatos oli ju see, et ta tahtis pakkuda töölistele paleed, ületada seda kapitalismi puudujääki, et osa vaesemaid inimesi pidi elama keldrikorteris. Et selles mõttes, et kui nüüd keegi kelder on mõeldud sellele, et seal hoitakse lapsevankreid, jalgrattaid ja kartuleid, noh, iseasi, kas nüüd jalgratta või lapsevankreid on keldrisse mõnus minna ja see on teine asi. Aga see mõte oli see, et mitte keegi ei käi, ei toimu elu keldris. Ja nüüd me näeme, kuidas Tallinna kesklinna 90 aastate alguses massiliselt rajatakse uusi tänavalt alla minevaid treppe Stalini-aegsete majade keldritesse, kus need olemuslikult üldse ei sobi. Kuigi nad ju tegelikult on sama mugavad, kui me mõtleme sellele nii-öelda, et mul on nurgapealne pood. Teine asi, see arhitektuur nii Nõukogude aja lõpus kui uue aja alguses armastas tohutult väike vorme. Ja see oli niisugune tõeliselt rikkalik kioskite ehitamise periood. Et tänavapildist on ära kadunud, enamasti nad on ära mädanenud, aga see nii-öelda loominguline energia, mida Nõukogude Eesti arhitekt tundis, et tüüpprojektid, elamuehituskombinaadi toodang ja nii edasi, et ta on loominguliselt totaalselt ahistatud, siis väike vorm kiosk oli see, kus ta sai oma arhitektuurse fantaasia valla päästa. Ja seetõttu tegelikult, ja 90 aastate alguses oli ju kiosk üks väheseid, neid raha oli kõigil nii vähe, et midagi suuremat kui kiosk ehitada ka ei jaksanud. Et selles mõttes oli see kiosk niisugune ajastule täiesti emblemaatiliselt omane žanr ja tegelikult võiks, ma ei tea, kas me peaksime need viimased mädanemata ja veel koristamata kioskid ära inventariseerima, ma ei oska öelda, kas on veel midagi inventariseerida, aga ta on olnud ühe ajastu üks emblemaatiline hooneliik ja ma arvan, et ta selles mõttes väärib meie tähelepanu. Ja seda muidugi enam ei ole alles. Järgmine palun. Nüüd 90 aastate üks hästi iseloomulik tendents on see, et ehitati ümber, rekonstrueeriti varasemaid maju. Ja see sõltus nüüd nii-öelda omaniku rahakotist, et kui palju seda tehti, et kas see vana maja on ära tuntav, et kuna mina ise seal kandis elan, siis mina lihtsalt mäletan, missugune see Herbert Johansoni tuberkuloosidispans selle plekiga üle löödud puussepa arhitektuurse eneseväljenduse. See on arhitektuurne eneseväljendus, kui ta selle punase raami sinna ette on teinud, natuke künnapulikult mõjub, aga ta põhimõtteliselt on niisugune arhitektuurse ambitsiooniga Eesti-aegse hoone ümbertegemine. Kui Siim Raie meile äsja ütles, et kõik kihistused on tähtsad, siis ilmselt ka siin on tähtis see Eesti-aegsus, see puussepa 90-ndate plekindus, millele me ju tegelikult, olgem ausad, pikka eluiga ei ennusta. Järgmine palun. Ütleme niimoodi, et see nõukogudeaegne raudbetoon, mis on ju igikestev, et kui see karkass seal sees alles on, siis tegelikult 90 aastatel ka kardinaalsemaid ja suuremaid ümberehitusi äriliselt atraktiivsetes kohtades tõmbas ja seetõttu ehitati nii-öelda nagu Pärnu maantee ääres see maja, vana Tarmeli tehas totaalselt ümber. Kahju on see, et pankadega on ka sama juhtunud, aga nende puhul on juba raske, et kuidas seda nimetad, et ma ütlen, et kõige ilusam näide, võib-olla või arhitektuurselt veel parem näide sellest on ju tegelikult ka Okase ja Laokase projekteeritud punane vett. Punane vett oli Uno Rosme projekteeritud, aga see, mis punasest vetist on saanud, vanemad inimesed kõik saavad aru, mis maja ma mõtlen, sest kui ma hakkan nimetama seda panka, et kas ta siis on nüüd Optiva pank, kas ta on Forex pank, kas ta on Danske ja nüüd on ta siis juba mida? Lumina.
et see, aga kõik on see punane vett Narva maanteel, eks ole, ühesõnaga seda, milleks ta nüüd uue nimega, seda lihtsalt need nimed on muutunud iga 2 aasta tagant peaaegu, et seda ei ole võimalik meeles pidada. Järgmine, palun. Siis kui me nägime kahel eelmisel näitel seda, et see vana arhitektuur on täiesti ära kadunud uue maja sisse, siis pärast seda, kui muinsuskaitse ennast 90 aastate keskel jõulisemalt kehtestas, ilmnes uus ilming, kus siis vana maja alumises otsas sellest vanast majast jäi fassaad alles. Noh, tegemist on tegelikult juba 70 aastate ilminguga, kui Londonis Richard Rogers ehitas kõrghooneks ümber omaaegse maailmakuulsa Lloydsi kindlustuskompanii hoone, jättes tema 19. sajandi kivifassaadi alles ja sinna taha tõelise sellise high-tech modernse maja. Nüüd need Eesti näited on suhteliselt ilmetud olnud, aga küsimus on siin selles probleemis. Mäletan, kuidas omal ajal ka äsja saalis istuv doktor Vent Henry Kuningas kirjutas Eesti Ekspressis koos Olev Livikuga vihase loo sellise fassadismi vastu, aga mina ei ole sellele fassadismile nii otseselt või nii üheselt vastu. Ma ei arva, et need majad oleksid arhitektuursed saavutused, kus seal all see vana fassaadi jupp on alles, aga see on selge, et ta on nagu kogu muinsuskaitse üks kompromissikunst. Aga mul on nagu tunne, et kui Tallinna kesklinnas nendest vanadest majadest ei oleks üldse mingit jälge alles jäänud, poleks seda fassaadigi seal ees olnud. Ja meil oleks see lihtsalt see suhteliselt ilmetu keskpäevane kaasaegne arhitektuur olnud, oleks ju nagu veel kehvem. Et parem siis seal all see tükk vana, kui ta oleks nagu lihtsalt. Muidugi ma saan aru, kuidas kõik arhitektid tahavad sellele mõttele kohe vastu protestida, selles mõttes, et nemad on ju eetika on juba selline, on ju veendunud, et nad projekteerivad asemele palju parema ja uue ja geniaalse hoone. Aga me näeme, et vaatamata sellele, et võib-olla 90 aastate alguses arhitektidele tunduski, et nad nüüd vabanevad nõukogude piirangutest, aga tegelikult sai ju neile praktiliselt kohe selgeks, et kapitalismi piirangud on nõukogude sotsialismi piirangutest veelgi suuremad, sest omanik ütleb, mis tuleb ehitada, palju raha on ja need piirangud on arhitekti eneseväljendusele ja loomingule oluliselt karmimad kui kõik nõukogude normid. Edasi, palun. Nüüd järgmine aste on juba nagu see, kus me näeme, et tegelikult seda vana maja kasutab 90 aastate vaene ehitus ära, aga niimoodi, et ta seda vana maja eksponeerib olulisemana kui ennast. Ja see Andres Siimu Pärnu Port-Artuur on tegelikult olnud mu meelest Pärnus üks väga õnnelik leid. Mitte, et ma arvaksin, et Andres Siim on ka tore inimene ja väga hea arhitekt, aga mitte, et ma arvaksin, et see tema kaubamaja osa seal taga oleks väärtus, vaid pigem on väärtus see, et ta suutis Pärnu linnas säilitada selle 3-korruselise Port-Artuuri punasest tellisest fassaadi, sest kui me mõtleme Pärnule, mis ju kunagi on olnud õitsev kaubanduslinn, mitte küll kunagi suur linn, aga see, kuidas sõda hävitas ju kogu selle Pärnu jõeäärse ladude tsooni ja kui meil nüüd oleks selle Port-Artuuri kaubanduskeskuse tavakasti tekkeks läinud ka see sellest pooleli jäänud stalinistlikust Paraadtänavast ette tungiv Port-Artuuri osa, et oleks see Pärnu kesklinn, südalinn või see Pärnu kesklinn veel oluliselt vaesem olnud, siis minu meelest ikkagi on väga tore, et see Port-Artuur seal säilis. Järgmine, palun. Nüüd 90-ndatel, hüppasin selle mõttega natuke ette, ütlen see mõtte natuke eest ära, aga et need arhitektide piirangud, ja see on nüüd minu meelest niisuguse muinsuskaitselise potentsiaali seisukohalt oluline, et ma mäletan, kui Tartusse veekeskus valmis sai, siis
siis noored vihased arhitektid Inga Raukas ja Toomas Tammis protesteerisid, teatades, et nende nime ei tohi selle käkiga seostada. Sellepärast, et ehitaja ja omanik ei pidanud projektist kinni, lihtsustasid ja moonutasid ja arhitektuurne detail selles majas puudub ja nad ütlevad oma autoriõigusest lahti. No, ütleme niimoodi, et kui ma täna hommikul pildi allkirja koostamiseks tahtsin täpselt maja nimetust vaadata ja lõin sisse Tammise veekeskus, siis esimesena tuli see mul siiski välja hoopis Tammise lehekülg etisest, mis näitab, et Tammis nüüd et nii lahti öelnud ka ei ole sellest. Ja tegelikult käisin ma seal ka paar kuud tagasi ujumas ja vaadates, veel 10 veekeskust Eestis see keskus, ma saan aru, et noortes arhitektus on maksimalismi ja küllap seal midagi ka ära nüsiti, aga nende keskmiste Eesti veekeskuste seas ei näe ta üldse halb välja. Lähme edasi. Nüüd, siin on maja, mis iga aasta peaaegu tulevad arhitektuuri, muinsuskaitse ja kunstiteaduse ja sisearhitektuuri tudengid mu juurde ja küsivad, et miks me sellist maja peame õppima? See on nii mõttetu, see on nii tavaline, see on nii kole, see on nii nüriargi arhitektuur. Ja ometi minu jaoks on see maja Eesti arhitektuuriloos etapilise tähtsusega. Ma lihtsalt ise mäletan veel seda erilist tunnet, kui see maja valmis sai. See oli nagu, selle maja valmimine oli nagu tõeliselt see koht ja see hetk, kui sa tundsid, et vaat nüüd on nõukogude aeg möödas. Vaat nüüd on nõukogude aeg üle. Lõpuks ometi kerkib seal Lasnamäe serva peal, Narva maantee ääres, Peterburi maantee ääres, tollal mu mälus oli ta veel kindlasti Leningradi maantee, et lõpuks ometi seal nende Lasnamäe paneelikate ees on üks nagu välismaal maja, nagu läänes maja, sile, kaardub. Nii nagu mitte nõukogude paneeli ei pane iialgi kaarduma, eks ole. Inimesed, ütleme, ka teised omanikud, noored ettevõtjad olid toona ju ikkagi, maja on must. Kuidas maja võib musta teha, kes see maja musta teeb? Selles majas oli omal ajal nii palju meie toonases kogemuses revolutsioonilist uut, et ma julgen küll pidada seda maja nagu selles mõttes uue etapi alguseks. Kas see on muinsuskaitseline printsiip, mille alusel maja võiks võtta kaitse alla? Ma ei tea. Teine asi ma mäletan seda, kuidas omal ajal 80 aastate lõpus või 90 aastate alguses me Toko Moomo rühmaga vaidlesime muinsuskaitseametiga, kui meie silmis oli varemetesse jäänud Toomas Reinu Sooru keskus ilmtingimata vaja kaitse alla võtta ja kui siis Anneli Randla müristas perspektiivitu, siis meie kunsti ja ülejäänud kunsti ja 20. sajandi huvilised olime täiesti, milline kõnepruuk. Vau! See oli nagu täiesti uus sõna, et muinsuskaitse hindab ka mälestist sellest aspektist, et meie jaoks oli kõik, mis oli hea, oli püha, aga muinsuskaitseameti peadirektor teatab perspektiivitu. Et kaitse ei ole võimalik, et sellel kaitsmisel ei ole perspektiivi, selle ei ole enam inimesi, mitte keegi seal ei maja seda maja enam. Ja nüüd tundub, et me tegelikult muinsuskaitses seda perspektiivituse printsiipi ju tegelikult väga tõsiselt võtame arvesse ja see on täiesti loomulik, aga tol hetkel oli see midagi enneolematult uut. Aga et selle, et kui me nüüd tuleb veel mitu maja, mida puhul ma küsin, et kas see võiks olla perspektiivne mälestis, siis ma nüüd vaatan seda Nissani poodi ja mõtlen, et see on nii süütuke, et sellel on perspektiivi, sest selle on võimalik tulevikus kaitsta. Ta on nii väike, ta on nii polüfunktsionaalne, tal funktsioonid muutuvad, ta ei ole kallis asi, mida kaitsta. Et ta on nagu selles mõttes kaitsmisperspektiivi ma nagu siin tajuksin. Järgmine, palun.
üks suuremaid murranguid Nõukogude ajast uude Eesti aega oli ju see, et hakati ehitama villasid. Küllap on ka mõni postmodernistlik mätasmaja sealt lollide maalt vaja ju mingil hetkel kaitse alla võtta, aga tegelikult olulisemgi on see, et me näeme, kuidas 90-ndatel formeerub uus Eesti eliit, jõukas, edukas, ja me näeme, kuidas ka need ju tegelikult 90-ndate keskel või 92. poolel tekkis ju Eesti eliidis sisemine kaheks jagunemine. Me näeme, et kui ühel pool on neid postmodernistlikke mätasmaju ihalevad, hämara taustaga, maksudest kõrvale hoidvad, võimalusel veel Venemaaga äri ajavad, niisugune tõeline ida-euroopalik ärimudel. Aga me näeme, kuidas teiselt poolt, mäletate, kuidas 90-ndate keskel tekkis see maksumaksjate klubi, kuidas üks osa Eesti ärieliidist tahtis ennast identifitseerida Lääne-Euroopaga, võtta üle Põhjamaade läbipaistva ärimudelid, olla ausalt makse maksvad, sest nad teadvustavad seda, et kui nad makse ei maksa, siis ei ole võimalik ka koole üleval pidada ja kellelegi pensioni maksta. Et see niisugune kaasaegsesse Euroopasse sammuda tahtev äriosa, kes ehitas endale siis neid valgeid läbipaistvaid kaste, nii nagu nende äri pidi olema läbipaistev, nii ei olnud nende kodune elu ka hämar, mida oleks pidanud paksude kiviseinte ja kohevate kardinate taha varjama, vaid vastupidi, üsnaga alates Emil Urbelist loodi ka sellele läänemeelsele ärieliidile arhitektuurne keskkond, arhitektuurne vaste nende ärihoiakutele. Ja see Emil Urbeli 90 aastate keskel loodud uus eduka eestlase villamudel on leidnud ju tänapäevaks tuhandetes villades järgmiste põlvkondade ja ka tema oma põlvkonna arhitektide seas järgimist, ja sellest on saanud üks niisuguseid 90 aastate ka sümptomaatilisi, emblemaatilisi arhitektuurseid ilminguid. Ja selles kontekstis on jällegi huvitav vaadata, et ma ei tea, kas nüüd keegi Eesti ärimeestest, kes on endalt tellinud endale Urbeli, kas ta peaks oma Urbeli muinsuskaitsele ohverdama? Ma ei tea, aga ma teadlikult panin siia selle suhteliselt uue pildi Viljandist, sest ma tahtsin näidata seda, kuidas need 90 aastate majad on ju tegelikult muinsuskaitsele väga raske juhtum selles mõttes, et nad on ehitatud ilma rahata. Et järjest materjale on hakatud kestvamaid materjale kasutama, aga esimesed 90 aastate majad on ju rahapuuduses peamiselt nagu papist ehitatud, mis, kui me räägime, et meil on Nõukogude kehvad ehitusmaterjalid ja see on muinsuskaitsele taab kaelas, siis tegelikult 90 aastate materjali valik on ju veel hullem, et kuidas sa siis seda kaitsed. Ta ju lihtsalt tuul viib minema nagu põõsakas. Et siin lihtsalt on näha, kuidas 15 aastat vana maja, kui lagunenud ta juba on. Järgmine palun. Minu meelest veel uus põnev väljakutse muinsuskaitsele. Kas muinsuskaitse saab kaitsta ainult neid maju, ainult seda Eesti arhitektuuri loomingut ja seda Eesti riigi väljendust, mis paikneb Eesti Vabariigi territooriumil? Või peaks muinsuskaitse haarama ka Eesti riigile kuuluvaid hooneid, mis asuvad väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi? Selles mõttes, et saatkonna ehitamine on ju eestluse ja Eesti riigi üks olulisemaid ja tähtsamaid väljendusi. Nüüd see meie saatkonna hoone, mille me ehitasime Leetu, me ju püüdsime tegelikult maksimaalselt ära kasutada vanu olemasolevaid saatkonna hooneid, eks ole. Me saime Helsingis tagasi selle meie enda 30. aastatel ehitatud saatkonna hoone, mille Nõukogude Liit oli oma pisikesele vennale Bulgaariale andnud kasutada. Meil oli veel vanu kinnisvara saada tagasi.
näiteks kui Nõukogude saatkond oli meie Pariisi saatkonna 80-ndatel lihtsalt ära lammutanud, et sinna üks Nõukogude saatkonna töötajate korterelamu lahmakas peale ehitada. Meil oli ikkagi seal Rue General Lapaire'il ilus korralik sajandivahetuse villa. Siis prantslased lihtsalt ostsid meile uued majad. Nüüd see, et Leedus oli juhtunud see, et pealinn oli vahetunud. Meie saatkonna hoone oli olnud Kaunases, aga pealinn on nüüd Vilnius. Seal lihtsalt ei olnud midagi vana teha ja leedulastelt midagi kingitust olnud ju ka mõtet loota. Et siin ei jäänud muud üle, kui ehitada see oma maja. Ja kui me nüüd mõtleme veel seda, millise šoki põhjustas see maja Vilniuses, selles mõttes, et Leedu 90 aastate majanduslik areng oli ju Eestist väga palju maas. Ka arhitektuuri mõttes elasid leedulased veel väga selgelt 90-ndatel niisugustes 70-80 aastate Ameerika postmodernismi utoopiates. Mitte peaaegu ükski leedulane ei suutnud seda maja 98, kui see maja valmis sai, ilusaks pidada, sest ta oli lihtsalt nii palju leedulaste toonasest arhitektuuri arusaamast ees. Ja ega ka Eestis oli raskusi selle maja ilusaks pidamisega, me panna järgmise pildi. See on maja tagakülg näha. Selles mõttes, et see maja ju peegeldas noorte vihaste arhitektide tehtuna, peegeldas erakordselt hästi Eesti riigi põhiväärtusi, mida oli hea eksponeerida katoliikliku Leedu foonil. Seda, et me teeme küll riigi, aga me oleme väike ja vaene rahvas. Meie riigi esindusarhitektuur ei ole suurustlev, vaid ta on lihtne, ta on tagasihoidlik, ta on funktsionaalne, ta on tehniliselt innovaatiline. Selle maja arhitektuuris oli ju tegelikult kogu see hiljem meile nii palju au ja kuulsust toonud e-riigi ideoloogia sees. Ja see maja toimiks ka absoluutselt väga hästi, kui Välisministeeriumi ehitusjuhid ei oleks ehituse käigus otsustanud hakata peale Eesti riigi traditsioonilise hädaga, milleks on võistlus selle üle, kes teeb kõiki asju odavamini, sest muidu on meil kogu aeg ju ettevõtjate surve peal sellest, et riik raiskab lõputult. Ja selle nii-öelda karikeeritum näide on siis see, et kogu selle lõunakülje klaasfassaad, mis oli ette nähtud väikest murdvast, suhteliselt kallist klaasist, sest kuskil on ju ka see esinduse kallidus olemas, siis see otsustati vahetada mitu korda odavama klaasi vastu, mis tagab selle, et kogu maja saadiku korteriga kuumeneb süsteemselt üle ja seal tegelikult ei ole võimalik elada. Mul on järgmine pilt. Saadiku korterist ma pilti ei nagu delikaatsetel põhjustel ei sööndanud teha, aga neil on lõputu hulk igasuguseid voodilinu ette riputatud, et seal nagu üldse saaks elada. Et kui Välisministeeriumi oleks nii-öelda riigina käitunud arhitekte kuulates soliidselt, oleks me muidugi saanud kvaliteetsema maja. Kui me kujutame ette, et sellest majast saab kunagi mälestis, mida siis teha? Kas teha nii, nagu restaureeriti Tartus Villa Tammekannu, Aalto arhitektuuri, et teeme ta nüüd projekti kohaselt valmis. Et paneme niisuguse tõepoolest väikest murdvaklaasi, et saadik ja ametnikud saaksid seal Eesti riiki rahulikult sees esindada. Või kui me käitume nii, kas me siis kustutame selle ühe kihistuse maja ajaloost? Kas me peame demonstreerima seda, kuidas Eesti riigi ametnikud tegid säästu riiki ja tegid odavama lahenduse, mis keetis saadiku ära? Kumb on muinsuskaitseliselt õigem lähenemine? Järgmine, palun. Me oleme Eestis harjunud väga sellega, et meil on uhked selle üle, et meil on ühtluskool ja erakool pärast nõukogude aega oli midagi väga erilist. Ma saan aru küll, et need 90-ndatel tekkinud erakoolid, et neid alguses peeti selliseks rikkurite kasvatamasta laste kinnipidamiskohtadeks, et ülejäänud lapsed saaksid rahulikult riigikoolides edasi õppida või riigi- ja munitsipaalkoolides. Aga me tegelikult näeme, et need
koolid on ju tegelikult olnud kokkuvõttes tublid. Ja kui te vaatamata sellele, et see on sotsiaalselt ebakorrektne vaadata neid riigieksamite tulemuste tabeleid, aga me näeme, et seesama Rocca al Mare kool on murdnud ju ennast välja tänu oma alternatiivpedagoogikale. Ta on murdnud välja Eesti parimate koolide hulka. Nüüd see, et tekib uus erakool, see on ju Eesti ajaloos, see jätkab ühtepidi Westholmi, Treffneri ja kõikide nende tsaari ajal 5. aasta järgsete liberaalsete reformide laines tekkinud Eesti erakoolide traditsiooni. See on üks meie kultuuriliselt olulisi hetki, kas selline arhitektuurselt kõige meisterlikuma väljendusega erakool, kas see on uus etapp Eesti ühiskonna ajaloos, mis vääriks ka mälestisena käsitelu. Järgmine palun. Kui me mõtleme sellele, kui pikk on olnud selle Viru tänavale sõjas pommitatud augu täitmise ajalugu, kui palju on olnud selle augu plommi saamiseks vaidlusi 50 aastatest alates, kui Kalju Valdre ja Voldemar Herkeli projekti järgi kerkis sinna auku osaliselt tagasiastega individuaalõmblusvabriku Lembitu hoone, mis ei olnud valmides 50 aastate lõpus üldse mitte vanamoodne maja, selles mõttes, et mitte keegi, mitte kuskil Euroopas, kõltumata sellest, kas see nüüd ida või lääs Euroopas, ei mõelnud, et muud moodi kui, et vanalinn on ebasanitaarne elukeskkond, kuhu tuleb tuua valgust, õhku, avarust. See, et me tahaksime kitsat tänavat ja selle häärne hoonestus tagasi, see on alles niisugune postmodernismiga tekkinud mõttelaad. 50-ndatel oli selge, et kõikides Euroopa vanalinnades tuleb keskaja tagulik pärand ületada ja inimestele, kes vanalinnades jätkuvalt veel elavad, luua normaalsed ja tervislikud elutingimused. Selles mõttes see Valdre ja Herkeli jäetud auk ei olnud ju patt. See tuleb alles 70-ndatel, kui seal on see uus Künnapuu ja Padriku legendaarse postmodernismiga projekt, kus nüüd tagatakse see, taastatakse tihe tänavaruum, sitilikkus. Ja lõpuks selle sama nüüd ka see Delagardi kaubamaja, mida muinsuskaitseringkondades ju nämmutati nii kaua, nii paljudes, ma olen ise mitmes komisjonis olnud, kus seda eritingimusi kui arhitektidele selle projekti loomiseks on tulnud formuleerida. Ja ma arvan, et selles majas on meie vanalinnadesse ehitamise murdepunkt. Ja selles mõttes on selles majas olemas, vaatamata tema ilmselgetele mõningatele arhitektuursetele puudustele, on ta siiski ka mu meelest rohkem arhitektuuri ajalool mõttes voorusi ja ta on olnud etapilise tähtsusega. Kas selles mõttes selles majas mitte, minu meelest ma näen nagu siin mälestise potentsiaali mitte ainult arhitektuurse loominguna, vaid ka sellena, kui palju see arhitektuurne looming peegeldab Eesti muinsuskaitselise mõtlemise ajalugu ja neid vaidlusi, mis selle taga on. Järgmine palun. Aga nüüd, kui see muinsuskaitse peaks käsitlema ka meie elu laiemalt, lõpuks ju kui muinsuskaitse tahab jätta järgmistele põlvedele tunnismehi meie elu kõikidest erinevatest aspektidest, kas siis mingi kaubanduskeskus, need kaubandusmaastikud, mis 90. lõpul hakkasid meie äärelinnu ilmestama, mis näiteks ju tänapäevaks on selliste parasiitide nagu Tartu Lõunakeskus või Rakveret ümbritsevad kaubanduskeskused, nad on ju kõik saavutanud selle, et Rakvere linnas polegi enam elu ega olla ega kuskile minna ega teha. Tartus ei ole ju enam, kesklinnas on pool potentsiaali kasutamata, sest Lõunakeskus on kogu Lõuna-Eesti, takistab ju, filtreerib
ära selle, et Lõuna-Eesti inimesed ei tule enam Tartu linna, nad ju kõik jäävadki sinna, sest nad saavad seal Lõunakeskuses kõik ära tehtud ja Tartus on selle võrra, Tartu kesklinnas, Tartu vanalinnas on ju poole vähem elu selle võrra, mida Lõunakeskus on ära filtreerinud. Et see, need on vastandlikud ja mitmekihilised protsessid, aga kas mõni nendest kaubanduskeskustest peaks ka, kui üks selle perioodi, selle ajastu oluline tunnismees jääma kuuluma säilitamisele, kas siin üldse on ükskõik kui suureks läheb tüli väärtus, kas siin üldse on äriringkondadega mõtet hakata mingisuguseid läbirääkimisi pidama või see on ette surnud üritus? Mina ainult küsin. Palun. Ja veel edasi. Ma arvan, et nendest super- ja hüpermarketitest muinsuskaitse potentsiaali seisukohalt ju veel hullem ja raskem on kõrghoone. See, mis oli 90 aastate Eesti äriringkondade tohutu unistus. Kui arhitektuuriringkonnad lootsid veel 80 aastate ideede vaimus horisontaalse perimetraalse hoonestusega linna täis ehitada, et oleks nagu niisugune klassikaline Euroopa linn. Aga siis juba oli ju ärimeestel vajadus oma edu nende falliliste sümbolite abil väljendada ja saada need taevasse kõrguvad tohutud tornid. No nüüd on elu nii palju edasi läinud, et neid torne on ka nii palju tulnud ja raha on olnud nii palju, et kui see 90 aastate hirm, et kui nad nüüd teevad need tornid ja nad ei tee enam perimetraalset hoonestust, et siis ju ikka see Tallinn ei saagi valmis, aga nüüd me näeme seda, kuidas sinna on paralleelselt kerkinud nii torne kui perimetraalset ja tasapisi hakkab juba Tallinnas nagu täitsa linnatunne tekkima, et enam ei ole seda tunnet, et sõida Riiga või Helsingisse, kui tahad linna minna. Et Tallinnas hakkab juba ka nii palju maju olema, et sul ongi linnatunne olemas. Aga et selles linnatunde tekkimises ikkagi need ükskõik kui simulaakrumid nad ka ei ole, on need tornid siiski olulised ja need esimesed tornid on ju nagu ka mingil määral säilitamisväärsed. Mul on olnud tõsiselt kahju või ma julgen nii-öelda 90 aastate muinsuskaitse teise suure prohmakana. Ma arvan, et 90 aastate muinsuskaitse kõige suurem prohmakas on olnud Kadrioru pargi taastamine baroksena 30 aastate neobarokse lahenduse hävitamise hinnaga, siis teiseks muinsuskaitse kõige suuremaks prohmakaks 90 aastatest pean ma seda, et Viru hotell jäi muinsuskaitse alla võtmata. Sest Viru hotell oli kindlasti selles mõttes väga perspektiivikas mälestis, et ta oli niisugune konstruktsioon, niisugune fassaad, mis kõik oleks olnud, ta oli nii kvaliteetselt ehitatud, et ta oleks olnud kaitstav. Ja eriti need Väino Tamme ja Vello Asi ka teiste meeste, aga põhiliselt foajeed nende tehtuna, need olid Soome modernismi paremad näited, kui Soomes endas oli võtta. Et nende hävimine ja see, milline midagi ütleb lame keskpärane eurohotell on Viru praegu, see on õudselt masendav. Selles mõttes, et Virus oli olemas modernismi fantastiline potentsiaal ja see lihtsalt seetõttu, et see oleks olnud liiga ehmatav, liiga omaniku ahistav 90 aastate mõtmisele, kui muinsuskaitse oleks teatanud, et Viru hotell tuleb kaitselle võtta. Samas, nähes, kuidas nii muinsuskaitse kui Tallinna linnavalitsus kosusid selle Viru poja vastases võitluses, siis tegelikult ei oleks olnud Viru hotelli muinsuskaitse alla võtmine midagi hullu. Keegi ei arva, et Viru hotelli muinsuskaitse alla võtmine oleks tähendanud seda, et need Mait Summataveti toa kujundus oleks kõikides numbritubades pidanud säilima. Loomulikult oleks pidanud numbritoad, nendega oleks võinud teha nii nagu ühe Viru hotelli sugupuusse kuuluva majaga,
Kopenhaageni SAS hotelliga, kus Arne Jakobseni tuba, muuseumi tuba on üks tuba säilitatud ja ülejäänud hotell elab oma normaalset edukat ärielu edasi. Et ka Virus oleks niisugused asjad olnud võimalikud, aga nüüd ma vabandust kattusin natuke sealt nende teiste tornide juurest liiga, ütleme, 90 aastate enda muinsuskaitsesse. Aga et kas nendest esimestest tornbüroodest, mis 90 lõpus kerkisid, kas ka seal oleks olnud, kas seal on ka muinsuskaitselist potentsiaali. Et see on nagu viimane küsimus, mida ma oleksin tahtnud selle oma ettekandega esile tuua, aga ma arvan, et seda pilti 20 aastat tagasi on lihtsalt tore vaadata, mõeldes, kui palju Eesti on vahepeal ehitanud, aga mida rohkem ta ehitab, seda uuemad perioodid on ka need, mis tahes tahtmata jõuavad muinsuskaitse tähelepanu alla. Tänan omalt poolt tähelepanu eest.